tere, sõbrakesed! Täna on jälle jutuvestmise õhtu. Ma olen täna teie jaoks valinud ühe loo ajakirjast Täheke. Ja selle loo pealkiri on Lohe ja praekartulid. Selle loo on kirjutanud Andrus Kivirähk ja joonistused on teinud Heiki Ernits. Aga enne kui me selle loo juurde läheme, mis te arvate, kas kartul on hea toiduaine või on halb toiduaine? Mina ütlen, et kartul on üks väga hea toiduaine. Seal on niivõrd palju vajalikke aineid meie kehale. Aga kes teist ei ole kuulnud, et ära söö friikartuleid, see on rämps toit? Siis tegelikult kõik taandubki sellele, et mismoodi kartulit valmistada. Friikartulid on ju õlis keedetud. Nad on sõna otseses mõttes lastakse õli sisse. Ja ta on nagu käsnakalle, ta tõmbab selle õli enda sisse ja nad on paksult õli täis. Ehk et kui on valida, missugusel moel kartulit süüa, siis kõigepealt ma soovitaks teil keedukartulit, panna sinna tilli peale natukene võid silma sisse, väga hea on. Siis järgmiseks on kartulipuder. Kartulipuder on väga maitsev. Paluge vanematel teha endale kartuliputru, mille sisse on riivitud parmesani juust. Ma ei ole kindel, et kõik on seda söönud, aga proovige, see on imemaitsev. Siis sealt edasi on väga tervislikud ka ahjukartulid ja praekartulid. Ja kõik muud kartulid, õlis küpsetatud, fritüüritud, need samad friikartulid ja kõige halvem valik muide on kartulikrõpsud. See on kõige halvem valik. Seal sees on niivõrd palju rasvasid ja seal sees on ka nii palju soolasid. Aga see selleks, täna meil ei ole tegelikult toidujutt ja me ei avasta toidumaailma. Pidime ju lugema ühe loo. Aga kuna ka lohe on seotud praekartulitega, siis sellepärast oligi natuke oluline rääkida kartulist. Aga lähme loo juurde. Vaatame, mis siin siis selle lohe ja praekartulitega toimub. Ema praadis köögis kartuleid. Terve pann oli neid täis. Need olid ilusad, kuldpruunid praekartulid ja särisesid imeliselt. Artur tahtis juba nii väga neid süüa. Korraga aga juhtus midagi täiesti ootamatut. Avatud köögiaknast lendas sisse lohe. Mitte just eriti suur ja mitte just eriti hirmutav, aga ikkagi lohe. Tuld purskav ja pika sabaga. Ta tegi tiiru pliidi kohal, haaras panni koos praekartulitega oma küünte vahele ja lendas aknast välja. Hei, hüüdis Artur, kuhu sa mu praekartulid viid? Anna tagasi! Häbematu loom, karjus ema. Mida sa endast mõtled? Nad tõmbasid kiiresti joped selga ning jooksid õue lohet taga ajama. See polnudki kaugele lennanud, vaid kössitas ühe vana korstna otsas, kus suvel pesitsesid kured. Panni praekartulitega oli ta ka endale kõhu alla peitnud. Kas sul häbi ei ole pargil käia? Pahandas Artur. Anna kohe pann tagasi. Lohed ikka röövivad kulda, vastas lohe tähtsalt. See on lohede komme. Röövivad kulda ja siis magavad selle otsas. Mis kullast sa räägid, need on tavalised praekartulid, ütles ema. Nad on lihtsalt kuldseks praetud. Maitse, kui sa ei usu, soovitas Artur. Lohe õngitseski kõhu alt ühe praekartuli ja neelas alla. Ta ajas aga silmad õnnelikult punni. Kui head, ütles ta ja sõi kiiresti kõik praekartulid ära. Lakk
kus ka panni puhtaks. No pole viga, meil on kodus veel kartuleid, ütles ema. Ma praen sulle, Artur, uued. Kuid vaevalt oli järgmine pannitäis kuldpruune kartuleid valmis saanud, kui lohe oli jälle köögis ja napsas ka selle pannitäie praekartuleid endale. No kuule, hüüdsid Artur ja ema koos. See on sinust nüüd küll väga inetu, anna tagasi. Aga lohe ei kuulanud neid, vaid lendas kurebessa ja pistis kinni ka selle pannitäie praekartuleid. Ise laksutas keelt ja kiitis. Küll on maitsvad palju parem kui tavaline kuld. Sellepärast kõik teised lohed ongi nälga surnud, et kuld ei kõlba ju süüa. Edaspidi röövin ma ainult praekartuleid. Eks sa proovi, ütles ema süngelt, võttis poti ja hakkas hoopis frikadellissuppi keetma. See maitses samuti Arturile väga. Peagi oli lohe jälle akna taga. Ta lendas edasi-tagasi ja oli väga mureliku ilmega. Ära keeda seda suppi, prae parem kartuleid, õpetas lohe. Ei mõtlegi, vastas ema. Meil tuli praegu supiisu hoopiski. Aga kas sa homme praed kartuleid, uuris lohe. Ei, homme keedan ma tatraputru, ütles ema. Ja lohe hakkas nutma. Kust ma siis praekartuleid saan? Ma ei oska enam elada ilma nende praekartuliteta. Prae ise, soovitas ema. Sa oled meilt ju 2 panni sisse vehkinud. Kartulite praadimine pole üldse raske. Ma võin sulle retsepti anda. Ja seda Arturi ema tegigi. Ning lohe avastas, et kartulite praadimine on tõesti lihtne. Eriti kui sul on teravad küüned, millega kartuleid koorida ja tuld purskav suu, millega kuumuses neid küpsetada, nii et nad mõne sekundiga kohe kuldpruuniks muutuvad. No ja edaspidi levis kurepesast pidevalt isu äratavat lõhna ja lohe suust purskuvad leegid paiskasid öösel kaugele, kui ta 2 pannil korraga kartuleid praadis. Vaat selline lahe lugu. Minule väga meeldis lohe, kes õppis kartuleid praadima ja nendest veel ka lugu pidama. Ja mina arvan, et nüüd on Arturil ja emal rahu ka majas. Keegi enam ei pätsa nende praekartuleid ära. Muidugi, kui lohe õpib frikadellisuppi sööma, siis läheb keeruliseks. Aga ma arvan, et lohele need praekartulid väga meeldivad ja ta jätkab nende söömist. Vaat selline vahva lugu. Kas teil käib täheke kodus? Kui ei käi, ostke. Siin on nii palju vahvaid lugusid sees. Ma muidugi usun, et järgnevatel kordadel satub minu silma alla siit jälle toredaid lugusid, siis ma loen teile ka neid ette. Ja siin on toredaid joonistusi, siin on nii vahvaid luuletusi, mida lapsed ise on toimetusele saatnud. Nii et see on üks väärt ajakiri. Ja kes veel väga hästi ei oska lugeda, sellel on hea siit õppida ka lugemist, sest lood on nii põnevad, et lugemine saab iseenesest selgeks. Vot nii, mu armsad sõbrakesed. Olge ikka uudishimulikud ja näeme järgmisel reedel uues loos. Tšau!